Võta ära ära. natuke. Sa vist loed midagi väga värsket. Jah, see on väga värske. Sa oled ise ka supiline asukas. Jah, olen. Nii et natuke tean, millest kirjutan. Et mina olen Mari-Liis ja pärast seda, kui mul sündis pärast seda, kui mul sündis väike laps, õppisin ma väärtustama aega ja ma otsustasin ülikoolis võtta ainult neid aineid, mis mind huvitab. Ja juhtus nii, et mind huvitas ainult üks aine. Ja niimoodi ma sattusingi siia. Nii et peab ettevaatlik olema. Loo pealkiri on Taevakarva silmad. Ja ma loen alguse ja ühe katkendi. Siit natuke keskpaigast. Lihtsalt saad taimu, kuidas minu kirjutamismeel töötab. Toetan oma pea vastu külma valget aknapõske. Täiesti totter on siin olla. Jälgin, kuidas vihmajood jooksevad kiires tempos üle mustunud aknaklaasi. Väljas on hämardunud ja pastelsete vastasmajade akendes säravad tuled. Ma ei ole rääkinud juba pikka aega. Ma pidin lõpetama ja valima vaikuse. Tema suu liigub ja moodustab mingisuguseid sõnu, et mind avada. Ma ei lausu mitte midagi. Minu hääl on lukus ning ma ei saa seda lahti. Ma olen unustanud oma hääle kõla. Ainult sosin on veel jäänud. Ta nõuab midagi uut, see vana kärn konn, kuid ma ei kuula teda. Ja nii ma vaikin ikka edasi, selles põrgulikus toas ning jälgin inimesi all tänaval, kes otsivad kaitset vihma eest, kandes oma värvilisi varje kilbina pea kohal. Kaugusest kostub jälle summutatud hääl. Ta pobiseb võõrkeelseid lauseid ja sõnu. Ta ei jäta mind rahule. Ka nüüd ei tee ma sellest välja. Ta ei nõua õigeid küsimusi. Surun suu igaks juhuks tugevamini kinni ja vaatlen tänava sillutist, mis helgib vihmapiiskadest. Ta jätab ikka midagi olulist uurimata. Korraga hakkab ta lauale laduma pilte. Seda ei ole küll varem juhtunud. Ta uurib fotode kohta, vaatab mind, võtab järgmise. Ta piinab mind oma lõppematute küsimustega. Ma silmitsen pilte eemalt ja tunnen, kuidas hingamine kiireneb. Viimase foto asetab ta eriti aeglaselt lauale ning lõpuks vaikib. Pööran pea tema suunas. Ma ei tea, mida teha. Ma ei ole neid pilte nii pikka aega näinud. Raske on oma jäsemeid liigutada. Nende külg oleks justkui liivakotid seotud. Ohkan raskelt. Lasen õhu välja ja teen ruumi vaikimisele. Lõpuks kõnnin hääletult laua juurde ning istun tema vastu. Mina ja Loorents olime supilinna lapsed. See oli Hakkad neid pilte vaatama. Jah, mina tegelane hakkab pilte vaatama. Ja see lõik on, tuleb meelde ühe pildiga seoses. Mina ja Loorents olime supilinna lapsed. See oli paik, kus väikeste lastena veetsime parimad hetked ning kuhu jäi maha meie lapsepõlv. See on vist ideaalne paik, kuhu see jätta. Supilinn hingab ja elab minu mälestustes alati naljakas nostalgilises mullis. See ei ole siiani purunenud. Aga ma ei ole enam kordagi sinna ka tagasi pöördunud. 2 majas elas igasuguseid huvitavaid naabreid. Mõni neist nimetas end loomeinimeseks, teised jälle elukunstnikeks. Mõni oli lihtsalt tudeng või ülikooli professor. Õnneks oli 2 maja peale piisavalt lapsi, kellega moodustasime kamba. Sinna kuulusid 4 poissi ja 2 tüdrukut. Ühte tüdrukut kannatasime me ainult sellepärast, et tema ema oskas imehäid kookosejõhus küpsisid valmistada. Ja Miia pidi neid alati meile tooma. Sofia oli lihtsalt normaalne. Kamba kõige väiksem liige oli Loorents. Peamiselt sellepärast, et ta ei jäänud minust kunagi sammugi maha. Vahel oli see päris tüütu. Ühel kuldsete vahtra lehtedega sügisel
leidsime kogemata Karli isa puukuurist huvitavad ajakirjad, mida me käisime vahel vargsi piilumas. Aga ainult siis, kui Lorentsit ei olnud läheduses. Ma kartsin, et ta kaebab muidu emale ära, et me vaatame paljaste naiste pilte. Kuid enamiku aja oli Lorents alati läheduses ja mul ei olnud selle vastu tegelikult midagi. Välja arvatud see üks kord. Mina, Karl ja Haarold olime plaaninud ühel suvehommikul Emajõe äärde kalale minna. Sel ajal, kui ma oma asjadega kohmitsesin, Lorents tõusis. Ta hõõrus uniselt silmi. Kuhu sa lähed? Küsis ta vaikse häälega. Jää magama, vastasin, samal ajal ise dinosaurusega pusa selga tõmmates. Aga ma ei taha enam. Tahan koos sinuga olla, lausus ta ning ajas oma väikesed jalad teki alt välja ning hakkas kapist riideid otsima. Ei, kobi tagasi voodisse. Suundusin kööki, et kiiresti üks üleküpsenud banaan süüa. Kui ma tagasi tulin, suu banaani täis, ootas Lorents mind juba koridoris. Ta oli endal tagurpidi pluusi selga pannud ning kohmitses nüüd siniste pükste nööridega, et neid tugevamini kinni panna. Et ma ei oska sõlme teha, pööras ta oma suured sinised silmad minu poole ja jäi ootama. Ma olin teistele sõpradel lubanud, et ei vea seekord oma väikest venda ühes. Ma ei võta sind kaasa, mine mängi autodega või midagi sellist, sisistasin vaikselt. Tõmbasin rohelised kummikud jalga ning võtsin peegli alt puukuuri võtme, sest seal hoidsin õnge. Aga mul hakkab üksi igav, nurust edasi. Kui ma ust avasin, pöördusin ümber ja teatasin. Ma ei saa sind kaasa võtta. Iga kord loobid neid neetuid kive vette ja hirmutad kalad eemale. Sina tahad nende elusid päästa, aga meie tahame kala süüa. Ta jäi mõtlikult seisma. Kasutasin juhust ning ruttasin välja, kus tervitas mind hommikune päike. Kui ma puukuurist tagasi tulin ja maja ette jõudsin, seisis ta seal. Tagurpidi pluus, ikka veel seljas ning lahtised püksinöörid tilpnemas. Jalas olid tal kollased kummikud väikese auguga. Need olid vanasti minu omad. Ma luban, et ma ei viska mitte ühtegi kivi. Ma luban. Ainult vaatan ja olen hästi tasa. Lorents liigutas oma pead energiliselt üles alla. Teise maja juures sammusid meieni Karl, Haarold, õnged õlgadel toetatud. Ma juba nägin nende pettunuid nägusid. Olin ju tõotanud Haaroldile. Me isegi kinnitasime selle lepingu oma erilise käepigistusega. Ma kükitasin Lorentsi ette maha ja panin parema käe tema õlale. Teeme nii, et kui me järgmine kord läheme, tuled ka ja siis oled hästi vaikselt. Lähme, küsis Karl, kes toksis katkise potasega lahtist kivi. Noogutasin. Lorents hakkas minu kõrval kaasa kõndima. Pöördusin järsult tema poole ning käratasin. Jää siia! Ma ütlesin, et ei võta sind kaasa. Nägin, kuidas vaikselt hakkasid päevitunud põskedele pisarad voolama. Ta oli näost valge ning alahuul värises. Me kõndisime kiiresti eemale ning Haarold ütles, on alles tüütus. Kui me olime eemale jalutanud, viskasin vilksamisi pilgu üle õla. Seal ta seisis, minu väikene vend, ja saatis meid oma suurte siniste silmadega. Ma neelatasin. Sa oled väga tubli, Mari-Liis. Aitäh sulle.